kuulate Türi valla taskuhäälingut. Head vaatajad, on juunikuu ja juunikuu lõpeb teatavasti enam-vähem jaanipäevaga ja jaanipäeva eelselt on meil võidupüha ja sellega seoses ka maakaitsepäev, et siis võid arvata, et miks need kaks kena noormeest siin Laigulistes on meil täna siin saates. Et kuna tänavune Järvamaa maakaitsepäev toimub jällegi Türil, siis oleme saatesse kutsunud Järvamaleva pealik Aguri ja Türi malevkonna pealiku Tõnise. Tervist! Tere! Et taustal jooksevad meil sellised toredad pildid, mis on tehtud minu enda poolt 4 aastat tagasi, kui oli ka maakaitsepäev Türil, kui oli nii-öelda paraad toimus ja tegelikult me ei alustagi tänast juttu sellest paraadist, vaid räägime sellest, et mis nagu üldse sellel päeval saab toimuma. Aga enne ma küsin seda, et jäite täna ka nii-öelda vestlusele, et sippa hiljaks, et tegemist ikkagi jagub, vaatame sellele, et kevadtorm aasta suurim õppus on nagu läbi. Et võib-olla natukene oma tegemistest ennem seda, kui läheme maakaitsepäeva juurde. Ja, tere kallis Järvamaa rahvas, siis mina malevupealikuna ja tegevust jätkub. Siis igapäeva tegevus, väljaõppe koordineerimine ja meie eesmärgid ennem suvepuhkusele või pikema puhkusperioodile liikumiseks on vaja ikkagi veel viimased asjad ära teha, planeerida ja praegu väga ei kurda. Ja loomulikult ka maakaitsepäeva ettevalmistamine on siin viimaste nädala üks suur osa olnud. Kas kaitseliitlased üldse suvel puhkavad? Kaitseliitlased puhkavad suvel ja kuidas, ma loodan, et eelkõige oma peredega teevad neid tegevusi, mis on nende hobid, mis on nende südamelähedased peale Kaitseliidu. Ja mis siin salata, juuni, juuli ja osa augustist on selline madalama väljaõppe tasemega periood, sest inimlikult juba on vaja natuke aeg maha võtta ja olla kõige lähedastemaga koos. Tõnise käest on siin mul hea kohe küsida, et droonid ikka suvel vahel ikka lendavad. Selles mõttes Türi malevkonnal just ju siin nädalavahetusel oli võidupäevavõistlus 6. korda. Ehk siis olid Järvamalevast, Virust, Jõgevast meil siin kaitseliitlased, kes võistlesid koos meiega siin laskmises ja granaadiviskes ja ega selles mõttes, et väljaõppe loomulikult täna nagu seisma ei jää ja suvi siin, kui võtame ka see rahuaja tegevusi või mitte väljaõppilisi, siis tegelikult ju tuleb ju kohe kohvikute päev Türi 100, eks, ja siis loomulikult ju Kaitseliit on samamoodi kohvikuga väljas. Ja pluss siis veel nipet-näpet, et selles mõttes, et kindlasti mingid tegevus leidub, aga nii nagu ka pealik ütles, siis tegelikkuses võtame selles mõttes ikkagi natuke madalama pulsiga, et sellega natuke vaja jõuda koguda, et sügis tuleb jälle näha, et tuleb päris intensiivne. No pealiku telefon vahepeal ütles, et peab kogu aeg liinil olema. Ma vabandan, jah. Ei, sellest ei ole nagu midagi. Liinil 24/7, midagi veel teha. 24/7, aga ikkagi suvel, et ehk seda suve tuleb ka, et kui täna aknast välja vaadata, siis las ta sajab, aga peale jaanipäeva läheb ikka ilusaks, vähemalt 2 päevaks. Aga räägime siis maakaitsepäevast, et ma saan aru, et see hakkab ikkagi hommikul nii-öelda juba siis 7:30 hakkavad tegemused ja need kestavad õhtuni, et kuidas te nüüd omavahel ära räägite või jagate, et mis nagu toimub sellel päeval, et ma annangi teile nagu sõna, et saate selle nagu ülevaate anda. Ma räägiks ära hommikuse poole siis. Et Türi piirkond hommiku 7:30, jällegi alustame lipu heiskamisega Käru, siis Lõõla Kaitseliidu õppekeskuse juures ja samamoodi 7:30 siis paneme ka mälestuskorvi hommikul Lõõla õppekeskuse juurde. Siis 7:30 on Türil lipu heiskamine Laupal, Oisus ja Türi malevkonna territoorium on ka osa Järvavallast ehk siis ka Imaveres on 7:30 tegelikult lipu heiskamine ja see on selline hommikune tegevus.
ja siis kell 11 on meil tegelikult siis mälestused Kesklinna kalmistul, kus siis mälestame kõiki, kes on vabadussõjas ja Eesti kaitsel hukkunud nii Eestis tegelikult kui siis ka, kui võtame kõik see Siberi vangilaagrid ja nii edasi, kuhu ju paljude nii-öelda kaitseväelaste ja politseinike tee ja riigitegelaste teega jõudis. Ja pärast siis meie maakaitsepäeva loomulikult läheme ja meie siis riigitegelastele ehk siis Larka, Rei ja Vilms saavad loomulikult mälestuskorvi ja siis ka viime neile võidutule. Nii, aga Agu saab rääkida sellest, mis nagu päeval toimub, sest et hommikused lipuhõiskamised ja sellised nii-öelda lillede panekud ja korvi viimised on selline traditsiooniline osa, aga päevane osa ehk maakaitsepäev on ju ikkagi see, et ei ole ainult nii-öelda siis kaitseliitlastele või naiskodukaitsele, vaid ikkagi me ootame sinna nagu kõiki kohalikke inimesi, kes saaksid sellest päevast nagu osa. Ja absoluutselt, ehk siis eelkord ütlen, et keskne tähistamine või mälestamine, kus nii-öelda esiisade mälestamine on siis, me ei unusta siis Müüsleri ausammast, sest kell 10.00 on siis Müüsleris, kus me paneme siis vallavanemate linnapeadega ja olulisemate partneritega siis keskne mälestus. Aga tõepoolest, tegelikult see aasta Järvamaa keskne maakaitsepäeva tähistamine toimub siis Türi linnas. Siis see keskne koht on siis Türi kultuurimaja ja kultuurimaja vahetus läheduses, see ees olev park, taga olev parkla, kus siis on kogu Järvamaa inimesed oodatud meiega koos tähistama maakaitsepäeva. Ja see algab siis kell 11, on siis aktiivne osa, kus on erinevad näitused, tooks välja eelkõige relvanäitused, tehnikanäitused, meil on droonid, nii maismaa kui õhudroonid, erinevad Kaitseliidu ja Kaitseväe üksuse siis varustustehnika ja ka kuna selle aasta teemaks on siis riigikaitse, 100 aastat riigikaitset Järvamaal, siis meie Kaitseliidu rahuajast 4 piirkonda siis panevad välja ka teatud tegevuspunktid siia eelkõige siis pargialale, kus siis saab ronida, kus saab teha fotoboksis sõjaväepilte, kus saab tutvuda siis sõduri varustusega ja meditsiiniväljaõppega pluss siis natuke ka ajalugu, siis meie ajalugu, Järvamaa ajalugu, metsaväendusest ja muudest. Ja loomulikult on meie head partnerid Päästeametist, politseist, kes siis tutvustada enda tegevust. Ja kindlasti soovitan osa võtta ka sõdurisupi söömisest, mis on alati oluline moment, et kui tegevuste vahel kõht tühjaks läheb, siis olete oodatud ka seda maitsma. Ja kuskil 11 algusega kella 1 on siis nii-öelda väljapaneku osa ja tegevuste osa ja orienteeruvad kella 1 me alustame siis piduliku jalutuskäiguga, kus siis Järva maleva koond paraadkarp või siis rivigrupp liigub siis kultuurimaja poole ja siis selleks, et anda üle, tunnustada tublisid Järvamaa kaitseliitlasi, naiskodukaitsjaid ja hiljem võtta vastu siis presidendi poolt läkitatud võidutuli ja see laiali jagada kogu Järvamaa inimestele. Et see on nagu suuremad sündmused, suuremad hetked. Minu teada, kui ilm ikka lubab, on kell 12.30 peaks toimuma Eesti õhuväe ülelend ja tänastel andmetel on see kuskil 350-400 meeter kõrgusel, kus me näeme ühte transpordilennukit ja siis Eesti õppehävitajad, Eesti piloodid, Eesti mehed. Ja see jalutuskäik, mida sa mainisid, kas see saab alguse Kaitseliidu staabi ühest või kuskilt, et meil selja taga olevad pildid, et toona ma mäletan, et
alustati vist raudteeäärsest parklast ja tuldigi siia nii-öelda kesklinna, et selles mõttes, et kes tahab nagu seda jalutuskäiku jälgida kusagil tee pealt, siis... Et me alustame Türi malevkonna ajaloolisest kodust ja liigume siis Tallinna tänavale ja Tallinna tänavalt siis, pikki Tallinna tänavat siis otse sinna kultuurimaja ette. Ehk siis kaubamaja esineb, parkla ja kõik see on see, kust on võimalik seda paraadi siis jälgida, seda liikumist on. Ja lisaks siis nüüd Järva, mida ma tahaks nagu rõhutada selle karbi koha peal, lisaks sellele, et seal karbis on kaitseliitlased ja kohalik omavalitsus, lisaks on seal päästjad veel, siis sidepataljon oma liputoimkonnaga, sest nii nagu taanlased said lipu Tallinnast, sai sidepataljon lipu Järvamaalt. Ja sealt edasi ja mida ma veel nagu kohaliku poole pealt tahan rõhutada, siis on koolide liputoimkonnad ja tänase seisuga on välja tulemas 6 kooli oma liputoimkondadega, mis on minu arust väga uhke kogu selle nii-öelda Türi kandi jaoks. Ja siis loomulikult selleks, et samm oleks õige, on Türi orkester, kes annab meile marsisammu. Et ikka oleks õiges taktis. Õige. Ma võib-olla ei saa sellest ka nagu otseselt rääkida, aga ma loodan, et ikkagi ka võrreldes nagu eelmiste aastatega ka mingi väike üllatus on, näeb midagi sellist, mida võib-olla ennem pole nähtud. Kui see on nagu plaanis, ei pea välja ütlema, see on ka üks moment, mille pärast nagu tasub kohale tulla, aga üllatate millegagi. Et meil selles mõttes kõige suurem üllatus, mida me tahtsime teha, see kahjuks siin vajus ära, langes ära, aga selle eest tuleb meil ikkagi tehnikat väljaspoolt Kaitseliitu, ehk siis Kaitseväe poole pealt ja on näha tegelikult siin nii uuemaid soomukeid, mis äsja jõudnud meie nii-öelda Kaitseväe ridadesse, pluss siis ka täna kasutuses olevat basisoomukit ja õhutõrje kahur on samamoodi kohale toodud sõiduki peal. Aga nüüd lisaks siis ütleme niisuguse jõustruktuurile on kohal motonäitusega lampõjus, ehk siis ja mis veel, nagu mida Türil on ju, teab seda lennukilugu, siis meil tegelikult Türil on siin olemas modelismi harrastajad, kes siis koonduvad tegelikult jällegi Järvamaa siis tegemisse nimega keelutsoon. Ehk siis kohale tuleb keelutsoon, toob kohale siis erinevaid siis näited, millega nemad tegelevad. Üks neist on ka siis kuumaõhupall, et suur kuumaõhupall tuuakse kohale ja loomulikult... Lendab ka? No, kui ilma annab, siis ikka. Et see on see, et kui laval on püss, siis ta teeb pauku ja kui on kohal kuumaõhupall, siis ta võiks nagu lennata ka. Ja, et aga selles mõttes, et see on, ütleme, selles mõttes see, mis seob meid, selles mõttes, et see maakaitse ja riigikaitse ei ole ei minu ega maleva pealiku südameasi, see on kõigi järvamaalaste südameasi ja sellepärast tegelikkuses need koondumised nii vabatahtliku pääste ridadesse, abipolitseinike ridadesse ja pluss ka need klubid, kes tegelikult harrastavad ja kui me täna räägime droonindusest, siis tegelikult kõike seda, mida nad siis harrastavad, tegelikult on see, mis annab meile jälle neid võimeid ja oskusid juurde. Noh, see ongi võib-olla selline koht, et saavadki kokku nii-öelda jõustruktuurid, et Kaitseliit, politsei, Päästeamet, et noh, meil tavainimestena ei ole ju teiega nagu igapäevased, noh, me ju üritame igapäevaselt politseiga kokkupuuteid või Päästeametiga, et võib-olla selline, just ongi selline hea kokkupuutepunkt ja võib-olla selline natukene turvalisust lisav või andev, et see, et me näeme, et millega nagu tegeletakse. Et see on see, et saame kokku, vaatame nagu ühiselt. Absoluutselt, et see ongi Järvamaa kaitsmine, Järvamaa turvatunde tekitamine ongi meie ühine eesmärk koos kogu partneritega ja Järvamaa inimestega.
ühte asja tahaks veel rõhutada, et ma unustasin mainima, et minu jaoks on ka ülimalt oluline on selle aasta tuletoojad. Ja selle aasta on otsustatud, et tuletoojateks on noored ja Järvamaa tuletoojateks on siis noorkotkas Martin Raudsepp, kes on tubli aktiivne noorkotkas juba aastaid olnud ja teiseks tuletoojaks on siis kodutütar Ronja Juuse, kelle kohta on ainult kiidusõnad samamoodi. Ehk siis 2 noort täis indu Järvamaa inimest noorukid tulevad, saavad presidendi käest tule ja toovad selle siia ja annavad valla juhtidele selle üle, et minu meelest see on ka sihuke lootuse ja nooruse märk. Ma saan aru, et see nii jalutuskäik lõpeb kultuurikeskuse eeseks ja ka see tule toomine, üleandmine ja jagamine on siin nii-öelda kõik Türi kultuurikeskuse ees, et see on nagu selle ürituse kese, pluss siis erinevad tegevused, mis te ütlesite, toimuvadki kultuurikeskuse ümber. Jah, et kui võtta see kultuurikeskust, siis sellel korral ongi ta meie selle maakaitsepäeva kese ja seal, kus meil on nii-öelda ka siis vabaduse või võidutule altar, siis seal toimub ka nii-öelda see võidutule üleandmine, pluss tegelikkuses kõik tunnustamine, kõned ja meenutused toimuvad sellel aastal seal. Ehk siis ka paraad jõuab lõpuks sinna kohale ja siis saame kõik tegelikult ühiselt laulda jällegi Eesti Vabariigi hümni, ehk siis viimane aeg õppida sõnad pähe. Ja mis on veel oluline, et kui me räägime Eesti Vabariigi hümni laulmisest, siis jällegi nii-öelda eeslauljaks on meil tubli kodutütar ja see annab selles mõttes ikkagi seda märku, et Järvamaal on noori, kes panustavad, kes teevad ja meil on ainult hea meel, et me näeme, et siit järelkasvu tuleb nagu väga tublisti. Aga suur tänu Kaitseliidu pealikutele, et saite täna tulla, natukene rääkida sellest 23. juunist. Ma loodan, et tuleb tore päev, et tulge kõik kenasti Türile kokku, et hommikus siis hilise pealalõunani need tegevused toimuvad. Ja kõigile teistele siis kena võidupüha ja tulevat jaanipäeva. Nii et kõike kaunist, aitäh teile, kuuleme, näeme jälle. Kena suve. Kohtumiseni võidu peale.